Astus arheoloog Roland Koit umbes 6 aega tagasi Harjumaalt leidis, kõbistas ta siis põllu peal ringi, on ta seda viimased 5 aastat harrastanud ja äkki rahapada kargeski talle sisuliselt öeldes näkku. Mida ta siis sealt leidis ja kui haruldased need leiud on? Ma saan aru, et üks asi on sellest nii haruldane, et seda ei julge isegi vaadata. Münt, mis pärineb teisest sajandist, see on ju enneolematu, et see kuskilt põllult välja tuleb. No ei ta nüüd enneolematu ole, eks need põllud on olnud kunagi metsad ja metsatasemel on kunagi olnud majad ja et eks põhjusi, kuidas need esemed sinna võivad sattuda, on õige mitmeid. Aga jah. Võin ma selle kätte üldse võtta või? Jaa, võid ikka. Ja see härrasmees tõepoolest kõndis mööda põldu metallidetektoriga ja leidis imelised asjad ja kusjuures see on üks väga hea näide sellest, kuidas arheoloogid ja detektoristid põhimõtteliselt saavad teha väga head koostööd ja rikastada. Kes see härra siin peal on, keda ma siin näen praegu? See peaks olema Antonius. Tõsi, jah? Jah. Kust ta nüüd siis meie maapõue siin satus? Vaata, kui head selline harrastus arheoloog olemas oli, kui mina oleks selle, ma poleks tähelepanu, kui oleks prügikasti visanud, et see on mingisuguse lollaka kaasaegsel välja mõeldud lauamängu lelu, millega pole midagi peale hakata. Aga tegelikult münt teisest sajandist. Tegemist on väga haruldase mündiga. Eestis on kusagil 40 Rooma mündi ringis ja lootus, et neid tuleb veel on päris suur, sest naabermaades on märgatavalt rohkem, et Lätis umbes 500 ja kui me võtame Gotlandi, siis isegi üle 5000. No kui ma teile salamahti tuleksin seda müüma, ütleks, kuulge, et te teate neid asju paremini, et mul selline väike münt siin müüa, et palju siis sellest ma saaksin teenida? No ma usun, et selle niisugune turuväärtus on suhteliselt väike, sellepärast, et eks neid Rooma münte liigub ju mööda maailma väga palju, aga see ajalooline väärtus selles kontekstis, et me oleme Eestis ja need on jõudnud siia ja need on ainult 40 tükki. See on see väärtus, mis on mõõtmatu tegelikult. Mis siis veel välja tuli, et mis teile endale arheoloogina silma sirevile kõige rohkem ajab? Noh, tegelikult kogu see kompleks. See on tõeliselt uhke, sellepärast, et kusagil 12. sajandi lõpus või veelgi tõenäolisemalt 13. sajandi alguses on keegi inimene võtnud endalt ümbert või kellegi teiselt ümbert ära ehted, vöö, kaelaketi, oburaudsõle, naistele hästi tüüpilised ja iseloomulikud esemed, noad, tuped ja mässinud selle kõik kasetohtu ning matnud maha. Mis eesmärgil? Ega me ei tea. Ajad olid ju üpris keerulised toona, nii et küllap neid eesmärke võib olla mitu, muuhulgas ka see, et tõepoolest panna peitu. Mis materjalist need üldse on? See on pronks. See pole ju eriti nagu selles mõttes nagu väärtuslik materjal. Kullast nad ei ole, isegi hõbedast mitte. No ma arvan, et väärtuslik on ta kindlasti nüüd teadusele tänapäeval, aga ma arvan, et ta oli väärtuslik ka siis, sest me räägime tervest naistehete komplektist, kaasa arvatud siis vöö. Mis need on nagu pastakavedrud, mis need on? Jah, nende vedrude läbi läks mingisugune, ütleme siis, nöör ja nende vahele omakorda oli siis pandud niisugused vahelülid ja see oli vöö. Mida siis teile see leid jutustab? Kuidas te selle siis nüüd kaasaega tõlgite? Võib siis teha järeldusi, et üldse mingit varandust ei maksa endale koguda, et kõik tuleb ära kulutada. Näed, siin kaval härra või proua oli oma meelest õudselt kaval, sai sellise aarde kokku, mattis selle mulla alla ja nüüd me leiame selle paar tuhat aastat hiljem. Tal pole siis mitte mingisugust tolku, et ta selle maha mattis. Jah, ma arvan küll, et temal sellest mahamatmisest rohkem nagu tolku ei olnud, et enam välja kaevatada ta seda ei saanud mingil põhjusel, ega me ei tea miks. No olete te selle oma tööga järeldused, teine oma eluga kuidagi muutunud, et te ei kogu raha, sest te näete, et pikas perspektiivis seal pole mingit mõtet. See kaob kuskil ära ja võib-olla ma ei tea, 1000 aasta pärast istuvad mingid mehed ja naised arutavad selle teie käekella üle, mis te olete tapeedi taha pannud. Mõtleme teistpidi, kui Roomas ei oleks seda münti vermitud, siis oleks meie ajalugu jupikese jagu vaesem. Mis nendest nüüd edasi saab? Nad hakkavad siin tasapisi, ma saan aru, roheliseks juba tõmbuma, õrnalt võtan enda kätte, näita, mis see välja näeb. Mis te edasi teete nendega? No edasi järgneb tegelikult alles tõsine töö, et me oleme nüüd paar päeva seda välja kaevanud, dokumenteerinud, aga edasi järgneb konserveerimine. Konserveerimine selles noatuppedes on säilinud orgaanilist materjali, natukene isegi nahka, puitu
ja see tähendab ka seda, et meil on hea võimalus ikkagi minna selle peale välja, et teha sellest üks radiosüsiniku analüüs. Vanuse kohta? Vanuse kohta, just nimelt. Mis järeldused te nüüd nendest asjadest teete, mis te nüüd teada saate, kui te sellised asjad leidsite? No kõigepealt ega niisugust kogumit, kus on koos noatuped ja rinnakeed ja vöö, niisugust kogumit senimaani Eestis niisuguses versioonis ei olegi, et on küll leitud üksikult asju ja eriti just kalmetest on niisuguse asju välja tulnud. Aga see tervik hakkabki mängima ja veelgi enam hakkab ta mängima niisugustel hetkedel, kui neid andmesi koguneb juba piisavalt palju. Ehk siis arheoloogia suures osas on nii-öelda tasakesi arenev teadus. Tasakesi tuleb informatsiooni ja ühel hetkel on see kriitiline mass käes, kus saab järeldusi teha. Just nimelt, kus muutub meie teadmine, et praegu on kõige ägedam selle asja juures see, et see visualiseerib minevikku. Et tõepoolest inimesed saavad näha, kuidas nägi välja üks naise ehete komplekt. Ja kelluke töötab ka, mis aastast see kelluke pärit on? Kelluke töötab, eks ta ole ka sealt samast 12. sajandi lõpust või 13. sajandi algusest. Suurepärane, jah, kui ma nüüd muuseumis neid vaataks, ma ülemäära vaimustusse ei satuks, eks ju, kui ma ostan pileti ja siis näen kahte sellist vedru, et ma nagu pöörasse ekstaasi ei läheks nendest, aga ma saan aru, et ajaloolaste ja arheoloogidel on nagu teistsugused hindamiskriteeriumid kui mul vist, jah? Jah, ta on ju praegu natukene katki ja natukene värvist ära ja nii edasi, aga kujutage ette, et see vöö on meil terviklik. Me põhimõtteliselt saame rekonstrueerida kogu selle vöö. See kee on meil terviklik. Me saame panustada siia aega ja need lähevad ilusaks ja eesmärk on ikkagi teha täisrekonstruktsioon ja võib-olla ka koopiad nendest. Suurepärane. Suur aitäh igatahes tulemast ja aitäh Roland Koidule, kes need leidis ja kes need ka andis teadlastele üle oma kapinurka jätnud. Ma saan aru, et riigi poolt on talle ette nähtud selline preemiasumma või mingi rahasumma. Kui palju talle sellest võiks maksta? Ega ma isegi ei oska öelda, sellepärast, et see ei ole minu pädevuses seda otsustada, aga Muinsuskaitseameti juures tegutseb arheoloogia ekspertnõukogu. Aga mis see suurusjärk võib olla? Ma ei oska öelda. No on see 100 eurot, 1000 eurot või 10 000 eurot? No ma arvan, et see ei ole 100 eurot ega 10 000 eurot, et kusagile sinna vahele võiks need summad tavaliselt jääda. Siin on eriti oluline see, et see informatsioon laekus meil õigeaegselt. Ehk siis, et see peitleid on avatud arheoloogi poolt. Seda ei ole enne lõhutud, vaid me saime uurida, me saime näha, kuidas ta paikneb seal maas, kuidas see kasetoht on seal. Et seda pole, kontekst ei ole rikutud. See on see, mis teeb ära. Ma näen teile vaimustust igandas, loodetavasti Roland Koit saab sellest ka väärilised tasu, aga kuna ma juba rahast hakkasin rääkima, siis seda mitte juhuslikult me tegime ka Eesti Aarde